tulemast Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti pressikonverentsile, mis keskendub kõrvalistele tegevustele liikluses ja mobiilivabale päevale. Mina olen Kerli Tallo, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert ja räägin natukene lähemalt nendest kõrvalistest tegevustest ehk et millega on tegu ja miks me sellele teemale keskendume. Maanteeamet on selle teema võtnud fookusesse juba 3. aastat ja enne seda me tegelesime olukorra kaardistamisega ja oleme tellinud erinevaid küsitlusuuringuid ja viimane neist valmis 2016. aastal ja selle uuringu tulemustest on selgunud, et Eestis juhtub kõrvaliste tegevuste tõttu keskmiselt 2,1 liiklusõnnetust päevas. Aga on teada ka fakt, et kui õnnetus juhtub, siis see on pigem erand, et tunnistatakse, et jah, ma kasutasin mobiiltelefoni. Et mida ma tahan öelda, on see, et tõenäoliselt see 2,1 on suurem ehk et õnnetusi juhtub päevas rohkem. Uuringu tulemustest on selgunud ka see, et 71% meie juhtidest kasutab autoroolis mobiiltelefoni, kas siis sageli või mõnikord. Ja kui vaadata vanuserühmiti, siis peamine probleem on vanuserühmaga 25–34, aga probleem tegelikkuses on laiem ehk et 25–49. Ja kui vaadata sugude vahelist erinevust, siis eristuvad pigem meesterahvad ja just eeskätt siis sagedaste mobiilikasutajate osas. Ja miks need kõrvalised tegevused on ohtlikud või miks me sellest teemast üleüldse räägime, on see, et kõrvalised tegevused segavad sõidukijuhti 4 erineval viisil. Esiteks siis visuaalselt, käeliselt, tunnetuslikult ja auditiivselt. Mida see tähendab? Visuaalselt tähendab siis seda, et juht sõidab, aga tema pilk ei ole suunatud teele, vaid mõnele muule objektile, näiteks vaatab juht kas siis GPS-i, vaatab kusagil aknast välja või on oma pilgu suunanud näiteks tahaistmele, et last rahustada või siis vaatab kaasreisija poole. Käeliselt tähendab siis seda, et ma küll sõidan, aga minu käsi ei ole rooli peal. Kas siis žestikuleerin elavalt, seadistan GPS-i või otsin hoopis midagi kõrvalistmelt, kotist või midagi tagaistmelt. Tunnetuslikult selle all me siis mõtleme seda, et juht oma mõtete ja tunnetega on kusagil mujal kui juhtimises. Ja auditiivne siis seda, et ma olen segatud heliliselt ehk et erinevad helid minu ümber, muusika, elav vestlus. Ja rahvusvahelised uuringud on välja uurinud selle, et kui juht kasutab sõidu ajal mobiiltelefoni, kas siis käes hoides või käedvaba seadet kasutades, on tema terav nägemisväli vähenenud kuni 50%. Ehk piltlikult öeldes tähendab see seda, et ma sõidan justkui tunnelis ja kui on vaja reageerida, siis võib-olla ma seda kõrval asetsevat objekti ei näegi. Ja Ameerika Ühendriikide üks professor, kes on kõrvaliste tegevuste teemat laialt uurinud, viinud läbi erinevaid katseid, tema uuringu tulemustest on siis selgunud see, et inimese aju on loodud nii, et ta ei suuda tegeleda 2 tähelepanu nõudva tegevusega korraga ja veatult. Ehk et ühe tegevuse kvaliteet paratamatult langeb. Kui juht sõidab ja kasutab samaaegselt mobiiltelefoni, siis see tähelepanu liigub 2 tegevuse vahelt ja kui juhtub ohuolukord, siis fakt on see, et inimese aju ei suuda sellel hetkel teha otsust, kumb neist tegevustest on primaarne. 9. märtsil algas Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti ühiskampaania, mis keskendub kõrvaliste tegevuste ennetamisel autoroolis ja selle kampaania eesmärk on teadvustada meie liiklejatele, millist ohtu kätkevad endas kõrvalised tegevused ehk kõik see, mis viib sõidukijuhi tähelepanu mujale tema esmaselt ülesandelt ehk siis ohutult sõiduki juhtimiselt. Ja kampaania lõpeb meil juba järgmisel nädalal ehk 5. aprillil, mil toimub 2. üle-eestiline mobiilivaba päev. Kampaania sihtrühmaks, nii nagu ma eelnevalt rääkisin, siis uuringutest on välja tulnud see, et kõige probleemsem sihtrühm on
25–49 ja kampaania sihtrühm ongi see vanus ja kõik mehed ja naised, kes siis igapäevaselt sõidukit juhivad. Ja kuigi kõrvaliste tegevuste probleem on laiem kui ainuüksi mobiiltelefon, aga uuringu tulemustest on selgunud see, et mobiiltelefon on kõige laialdaselt kasutatavam ja seepärast me oleme oma kampaania fookusesse võtnud ka eeskätt mobiiltelefoni ehk kõik tegevused, mis seostuvad mobiiltelefoni kasutamine, olgu selleks kõnede valimine, kõnedele vastamine, filmimine, videote vaatamine või internetis surfamine. Palun tagasi. Ja nii nagu ma ütlesin, siis kampaania lõpeb järgmisel neljapäeval üle-eestilise mobiilivaba päevaga, mis toimub sellel aastal teistkordselt. Lähme edasi. Et natukene siis lähemalt mobiilivabast päevast. See toimub Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti koostöös ja 5. aprillil me kutsume siis kõiki sõidukijuhte andma lubadust vähemalt sellel ühel päeval autoroolis mobiiltelefoniga mitte rääkima. Ja probleem on tegelikult mitte ainult sõidukijuhtidega, kuivõrd ka jalakäijatega ja sellel aastal me oleme teinud ka üleskutse, et jalakäijad hoiaksid oma pilgu samuti teel, mitte telefonis. Ja mobiilivaba päevaga on võimalik liituda mobiilivaba päeva Facebooki lehel ja lubadust on võimalik anda meie kampaania maandumislehel, mille leiab üles aadressilt www.mnt.ee/juhi ja kui see lubadus anda, siis on võimalus osaleda ka üle-eestilises loosis. Ja miks see teema veel on oluline, et hiljuti mitte enam niivõrd hiljuti, aga on algatatud sellist vahvat projekti nagu Teomeeter, mis siis on valminud koostöös Eesti Vabariik 100-ga ja selle üks juhtmõte on see, et muutused saavad alguse inimestest endist ehk et inimene ise peaks astuma selle esimese sammu, et midagi paremuse poole muuta. Ja Teomeeter on siis projekt, kus on võimalik anda erinevaid lubadusi. Üks osa nendest lubadustest on seotud ka liiklusega. Ja Teomeeter on saanud niivõrd populaarseks, et täna on seal ligi 17 000 kasutajat, kes on andnud ligi 104 000 erinevat lubadust. Ja kui rääkida liikluse teemast, siis kõige populaarsem lubadus liiklusteemas on see, et juht ei istu rooli, kui ta on joonud kas või ühe õlle ja selle lubaduse on andnud umbes 6800 inimest. Ja teine liiklusteema populaarsem lubadus on, mille on andnud siis 5400 inimest, et nad ei istu autosse, mille juht on joonud. Ja kolmandal kohal liikluslubadustest 5300-ga on siis see, et kui teine liikleja on olnud minu vastu viisakas, et siis ma olen tema vastu ka kena. Ja kui nüüd rääkida kõrvalistest tegevustest, siis nendest populaarsem on see, et enne sõidu alustamist seadistatakse ära GPS. Selle lubaduse on andnud 2500 inimest ja mis on kurb tõsiasi, et kui liikluse lubadusi on kokku 31, siis 29. kohal ehk et mitte väga populaarne, võiks öeldagi, et lausa ebapopulaarne on lubadus, et peatatakse sõiduk kohas, kus on ohutu, et siis see kõne ära teha. Ja me räägime, et kõrvalised tegevused on ohtlikud, nendega ei tohi liikluses tegeleda, aga mida siis inimesele öelda, et kuidas neid tegevusi oleks võimalik ennetada? Et tegelikult see on väga lihtne. Kõik algab meie enda suhtumisest, meie enda lubadustest ja meie kõigi telefonis, olgu see siis Android või iOS platvormi peal, on olemas erinevad funktsioonid nagu ära sega, lennurežiim, vaikne režiim, surin ja näiteks nii Androidil kui iOSil on olemas abimees, kellele saab anda käskluse, mida parasjagu teha, näiteks iOSil Hey Siri, call kellelegi ja ta teeb seda. Siis täna laialt populaarsust kogunud NFC ehk Near Field Connection, mis on praegu tuntud panganduses,
aga seda sama asja on võimalik kasutada ka liikluses kõrvaliste tegevuste ennetamiseks, ehk siis see ei ole küll iOS-ile sobilik, aga Android-telefonidel on enamusel NFC valmidus olemas. See tähendab seda, et oma sõidukisse tuleks paigaldada üks kleebis ja selle kleebise saab eelnevalt ära seadistada nii, et annad talle käskluse, et lähen autosse, panen selle kleepsu sinna telefoni vastu või telefoni kleepsu vastu. See telefon läheb kas hääletuks, ta laseb läbi kindla inimese kõned või ta sootuks välistab kõik need kõned või ta ühendab automaatselt auto Bluetoothiga. Ja lisaks on üle maailma välja töötatud erinevaid äppe, mis aitavad kõrvalisi tegevusi ennetada ja Maanteeameti tellimusel on ka sellel aastal 5 erinevat äppi tehnikaportaal Geeniuse poolt ära testitud ja nende äppide kohta on võimalik lähemalt lugeda siis samuti sellelt maandumislehelt www.mnt.ee/juhi ja minuga koos on ka minu hea koostööpartner Politsei- ja Piirivalveametist Kalmer Tikerpe, et palun ta siia ja annan sõna talle üle. Tere ka minu poolt, on kuulda, jah? Tere ka minu poolt ja võib-olla annan siis väikse ülevaate, mismoodi me siis liiklusjärelevalves kuhu me oma suunad paneme ja suunitluse. Ehk et me kõik saame täna aru, et ega me seal sõidukiroolis 2 tegevust korraga teha ei saa. Ehk et me ei saa peale juhtimise tegeleda mingisuguste muude asjadega. Selles mõttes, et inimene on täna niimoodi loodud, et ta suudab ainult ühte asja teha. Ja 2016. aastal siis on politsei poolt registreeritud 1681 liiklusõnnetust. Ja need on siis sellised liiklusõnnetused, kus siis oli kas kokkupõrge ees seisva või liikuva sõidukiga. Ehk et need on sellised õnnetused, mis juhtusid siis tähelepanematusest. Ja suure tõenäosusega, kui me seal midagi muud teeme, siis see pilt meil ka hajub sealt liiklusest ja see õnnetus on varmas juhtuma. Ja võib-olla siis väike ülevaade ka nii-öelda nendest inimestest, kes siis järelevalve käigus on saanud oma karistuse. Ehk et 2015. aastal oli neid inimesi 1454, 2016 oli 1395 ja 2017. aastal eilse päeva seisuga oli neid 459. Ehk et politsei on võtnud, ütleme siis, teravdatud tähelepanu alla või see on üks meie liiklusjärelevalve prioriteetidest, millega me siis tegeleme, on need samad kõrvalised tegevused, sest need samad kõrvalised tegevused, kui me seal autoroolis tegeleme, need viivad täna selliste tagajärgedeni, mis siis kas inimesed saavad viga või hukkuvad. Võib-olla siis ka, ehk et me täna enam ei tea seda hetkel öelda, et kas liikluses on saanud nii-öelda sellest nutitelefonist või ütleme nutiseadmest nii-öelda see vaenlane number 1, kui nii võib öelda, või on see endiselt joove, aga suure tõenäosusega liiguvad need kõrvalised tegevused meil sinna toppi, ehk et need on need, mis meil siis liikluses põhjustavad inimeste vigasaamist või hukkumist. Ja mis võib nagu politsei enda poolt soovitada, siis kindlasti, kui teil on autos olemas hands-free, lülitage see hands-free tööle. Täna meil enamus nutiseadmetel on Bluetooth olemas, uutel sõidukitel samamoodi. Kui teil seda seadet ei ole sõidukis, siis pange, nagu ka eelpool kõneleja ütles, pange sellele sõidukile või pange sellele telefonile siis hääletava režiim peale ja pange ta üldse ära. Ehk et kas siis tasku või kindalaekasse, et teil ei tekikski üldse nii-öelda kiusatust vaadata sinna sisse, et kes mulle helistas või
või millised uudised parasjagu maailmas toimuvad. Ja pärast seda, kui te olete oma sõidu ära teinud, siis samamoodi saate ju vaadata neid uudiseid ja lugeda ja vastata oma kõnedele. Minu poolt hetkel kõik, et annan sõna tagasi. Võtan sõna Järile. Et mobiilivabal päeval, mis siis toimub 5. aprillil, oleme me sellel aastal fookusesse võtnud erinevad ettevõtted ja minu kolleegid ennetustöö osakonnast on siis 5. aprillil üle Eesti koolitamas oma piirkonna ettevõtete inimesi. Ja erinevalt siis piirkonnast mõnes 1 ettevõte, mõnes 2 ja Pärnus lausa 3 ja siinkohal ma hea meelega nimetan ära ka kõik need vastutustundlikud ettevõtted, kes meie mobiilivaba päevaga on liitunud ja Tallinnas on selleks siis Kia Auto AS, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Pärnus Safelight OÜ, Ruuki, Pärnu Postimees, Tapal on esindatud 1. jalaväebrigaad, Viljandis sihtasutus Viljandi haigla, Võrus Võru tarbijate ühistu ja Valio Eesti AS, Rakveres Rakvere teater, Valgas Valgamaa kutseõppekeskus, Elvas ja Tartus on esindatud Saint-Gobain Glass Estonia SE, Haapsalus Haapsalu uksetehas, Kivielis Kivieli seikluskeskus ja Jõhvis Liisbet OÜ. Ja lisaks sellele, et ennetustöötajad on ettevõtetes koolitamas, siis tegelikult 5. aprillil teostab meie hea koostööpartner Politsei- ja Piirivalveamet üle Eesti järelevalvetegevust, keskendudes just eeskätt kõrvalistele tegevustele ja välja valitud linnades nagu Tartu, Pärnu, Tapa, Võru ja Viljandi pakutakse siis rikkujatele trahvile alternatiivi ehk et neil on võimalus tulla Politsei- ja Piirivalveameti ja Maanteeameti sekkumiskoolitusele või on teine võimalus tasuda trahv. Ja lisaks siis Tallinnas on järelevalvetegevuse juures ka mobiilne pimedasõidu simulaator ehk et kui Tallinnas tabatakse rikkuja, siis temal on võimalus läbi või saada praktiline kogemus, kuidas need kõrvalised tegevused tegelikult juhti autoroolis segavad. Lisaks sellele kõik, kes sellel päeval osalevad riiklikul sõidueksamil ja sooritavad selle edukalt, neile antakse Maanteeameti kõrvaliste tegevuste infokaart ja neil on võimalus osaleda üle-eestilises loosimises. Lisaks toimub Põlvas ja Võrus valitud asutustes, kus on minu head koostööpartnerid, siis viisaka juhi märkamise aktsioon, mis tähendab seda, et hommikul jälgitakse tööle tulijaid ja ka päeva jooksul, kes parasjagu millegi kõrvalisega seal roolis ei tegele, sellele antakse siis samuti see infokaart ja võimalus osaleda loosimises. Veel, Pärnus, Tartus, Võrus ja Põlvas toimuvad vestlusõhtud gümnaasiumides. See tähendab siis seda, et noored koos Maanteeameti esindaja ja mõnes piirkonnas ka Politsei- ja Piirivalveameti esindajaga vaatavad ära ühe filmi, milles on ka keskmes kõrvalised tegevused ja noortega arutatakse just kõrvaliste tegevuste teemadel. Lisaks oleme üle Eesti leidnud autokoolid, kes on valmis sellel päeval pakkuma sõiduõppetundides osalevatele õpilastele loomulikult turvalises keskkonnas, pakkuma siis võimalust praktiseerida seda, kuidas näiteks mobiiltelefoni otsimine või sõnumi kirjutamine või kõne valimine segavad juhti. Ja hetkel on see meie esitlusega kõik, aga alguses jäi mainimata, et tegelikult kuulajatel on võimalus esitada küsimusi. Küsimuste esitamiseks tuleb sisse logida ja tegelikult näen ka, et esimesed 2 küsimust on juba esitatud ja siinkohal loen siis Aksele Rista küsimuse ette. Millise uuringu meetodiga selgitati välja liiklusõnnetuste arv, mis keskmiselt päevas kõrvaliste tegevuste tõttu juhtub? Ehk siis tegemist on meie uuringuga tähelepanematus kui turvarisk liikluses ja seal siis oli küsimus, et kes ja millal siis on sattunud ohtlikku olukorda või õnnetusse
ja need andmed siis see 2,1 põhineb sellel, kes siis reaalselt tunnistasid, et nad on õnnetusse sattunud. Aga tõepoolest, et nii nagu ma ütlesin, siis pigem on erand see, et tunnistatakse, et jah, ma kasutasin mobiiltelefoni või tegelesin millegi muuga kui siis tava. Ja ilmselt on see õnnetuste arv suurem ja ega igale otsasõidule ka politsei välja ei sõida, et tegelikult need kindlustusjuhtumid, neid on hulka rohkem kui neid, kus siis tõepoolest inimvigastatutega on. Ja teine küsimus on siis, et kas on eraldi uuritud naiste ja meeste ajutegevust kõrvaliste tegevuste puhul? Kummal sugupoolel on suurem oht sattuda õnnetusse? Et siinkohal pean tunnistama, et ei ole ise ühtegi sellist uuringut sattunud lugema ja ei julge ka sellel kohal arvamust avaldada, aga põnev teema püstitus ja kindlasti pärast tänast pressikonverentsi on põhjust, mida siis uurima minna. Järgmine küsimus siis BNS-ilt. Kas olete uurinud, kui suures osas autodest kasutatakse Bluetoothil põhinevat hands-free süsteemi? Jah, oleme uurinud. See vastus põhineb ka sellele samal uuringul tähelepanematus kui turvarisk liikluses, mis on leitav Maanteeameti kodulehelt uuringute alt ja selles siis tuli välja see, et 45% juhtidest ei kasuta mitte kunagi hands-free süsteemi. Ehk siis 55 on neid, kes kasutavad. Veel on võimalus esitada küsimusi. Et üks sagedane teemapüstitus, millega ma olen oma koolituste käigus kokku puutunud, on see, et kas ma siis ei tohigi autoroolis enam raadiot kuulata, kas ma ei tohi enam sõbraga vestelda. Et meie ülesanne ei ole öelda, et sa ei tohi teha seda. Meie ülesanne on teadvustada inimesele, millist turvariski need tegevused põhjustavad. Ja veel on küsitud seda, et kas siis söömise, joomise, suitsetamise eest autoroolis saab trahvi. Et annan siin kord sõnajärje üle. Ehk et kui need tegevused täna segavad meil selle sõiduki juhtimist, siis ega alati ei pea ju seda inimest, kes selle rikkumise on toime pannud, karistama. Ehk et selles mõttes, et ta ei pea tingimata trahvi saama, vaid kindlasti ka politsei juhib tähelepanu sellele, et selline tegevus ei ole lubatud. Ehk et kui see segab teie sõiduki juhtimist, te ei saa nii visuaalselt jälgida seda teed või ütleme, et ka see võib teid segada, kui teie sõber räägib piisavalt kõvasti või segab teid kui juhti, et te ei saa keskenduda sõiduki juhtimisele, et ka selline tegevus on keelatud, aga ega see ei pea ilmtingimata lõppema kellegi karistamisega, et üldine või põhimõttena see, et inimene saaks aru, et rohkem seda see ei teeks. Härra Lennart Kask on küsinud. Eilses Pealtnägijas käsitleti teemat, kus üks Lasnamäe vanaproua on korduvalt põhjustanud liiklusõnnetusi. Seal pole mängus isegi mobiiltelefonid, aga kui inimene on korduvalt tabatud mobiiltelefoniga või on liiklusest tuntavalt ohtlik, kas oleks võimalik neid saata uuesti autokooli? Hetkel sellist võimalust ei ole, et kedagi oleks võimalik saata autokooli uuesti või siis ütleme uuesti vanasti nimetati korduseksamiks või eksamile. Ehk et täna ikkagi seda terviseseisundit hindab meil arst ja kui tema lubab meil sõidukit juhtida, ma ei mõtle siin konkreetselt mobiiltelefoni vallas, aga mõtlen üldse, siis me saame seda sõidukit juhtida. Nagu ma ütlesin, autokooli saata ei saa uuesti. BNS on esitanud sellise küsimuse. Mis on selle põhjused, et ei kasutata hands-freed? Et siinkohal tuginen iseenda arvamusele ehk et arvan, et peamine põhjus on võib-olla see, et laiskus. Ma istun siin autosse, ma olen juba mõtetega sellele sõidul ja ei seadistata seda hands-freed ära. Täna ilmselt on veel päris palju ka neid autosi, kus võib-olla seda hands-free valmidust ka ei ole.
ehk et ka mina kasutan sõidukit, millel on ja minu arust on see väga mugav selles mõttes, et see telefon leiab automaatselt teie sõidukis selle hands-free ülesse ja mina kindlasti pooldan ja on väga mugav on seda kasutada. Ehk miks inimesed seda ei kasuta, keeruline vastata. Et ja kui meil seda hands-free'd seal autos ei ole, siis nagu ma ütlesin, mina soovitan panna selle telefoni või selle nutiseadme hääletu peale ja üldse ära kinda laekasse ja siis on ta nii-öelda käeulatusest ka väljas, et ei teki seda kiusatust, et kui keegi helistab, et ma tingimata peaks selle kõne vastu võtma. Jah, et kui me siin enne rääkisime sellest, kuidas kõrvalised tegevused juhti segavad, siis telefoni vastuvõtmisel minu mõtted on sellele, et kus see telefon on, kuhu ma pean vajutama, ma pean selle telefoni kusagilt üles otsima, ehk et see tähendab, et ma pean oma pilgu kas teelt eemale suunama, kas minu mõtted on mujal ja see, et ma pean füüsiliselt oma käe roolilt tõstma, et seda telefoni vastu võtta ja kui me mõtleme selle liikluses, et kui auto sõidab 50 kilomeetrit tunnis, keskelt läbi 1 sekundis kusagil 14 meetrit, ta läbib maanteekiirusel 90 kilomeetrit tunnis 25 meetrit, siis see telefoni otsimise protsess ja selle kõne vastuvõtmise protsess on päris pikk ja selle maaga sõidab auto päris pika maa edasi, ehk justkui võiks öelda, et see auto sõidab pimesi. Nii, PNS, miks inimesed siis ei kasuta moodsaid hands-free võimalusi? Sellele me vist vastasime. Just. Ja Aksel Rista on küsinud, kas meil on võrreldavat statistikat Euroopast, millistes riikides on kõrvaliste tegevuste tõttu juhtunud õnnetuste määr kõige madalam, mis päriselt on ka mõjunud. Et siin ma tean, et politseil on selles osas infot Inglismaa kohta. Ehk et ma võin rääkida karistuste poole pealt, kus kõige vähem õnnetusi juhtub, selle koha pealt meil statistikat ei ole, et ma tean seda, et Ühendkuningriik tõstis selle aasta märtsikuust karistusi kõrvaliste tegevuste eest ja põhimõtteliselt on seal võimalik saada karistuseks kuni 200 naela trahvi ja lisaks ka kuni 6 trahvipunkti. Ehk seal on ka trahvipunktid kasutusel ja põhimõtteliselt 6 trahvipunkti, kui te olete algaja autojuht, tähendab teie jaoks seda, et teilt võetakse juhtimisõigus ära mingiks ajaks. Ja võib-olla siis tuua veel siia statistikat või näiteid juurde, siis USA-s osa riikides on need kõrvalised tegevused lubatud, osades on nad keelatud. Ja mõndades on siis piiratud algajatele juhtidele näiteks ja siis mingid kindlad tegevused, kas sõnumi saatmine või muud sellist. Aga jäi silma Utahi osariik, kus siis ütleme karistus on selle eest kuni $750 ja teatud tingimustel on kuni 3 kuud vanglakaristust võimalik saada. Kui tuua siia veel võib-olla mingisugused näited juurde, siis Omaanis on see samamoodi kuni $780 ja kuni 10 päeva vanglat ja Argentiinas on see siis sõltuvalt $5 kuni $500 Ameerika dollaritest käib jutt. Ehk et need karistused on seinast seina ja enamus Euroopa riikides on see samamoodi karistatav tegevus. Ehk et meie naaberriikides ja nii Soomes kui ka Lätis, Leedus. Ja tegelikult siinkohal ka see info, et näiteks Saksamaal, kui on juhtunud liiklusõnnetus, siis mobiiltelefon võetakse sealt sündmuskohalt kaasa kui üks asitõend. Ja veel on lisandunud üks küsimus PNS-ilt. Vahele veel Aksel Rista küsimus on siin veel, nad on juurde kirjutanud siin, et mismoodi mujal suunatakse inimesi. Ehk et põhimõtteliselt ka soomlastel on täpselt samasugune kampaania nagu meil, kui juhid siis juhi ja ega siin mingisugust jalgratast nagu ei leiutata, ehk need koolitused on samad, kampaaniad on samad ja midagi, mis päriselt on ka mõjunud. Kui ma tulen sinna samma tagasi, siis ma just eile lugesin vastavalt ja siis Inglismaal 2 sellist seadet on välja töötatud erinevate firmade poolt, mis siis pannakse sõidukile elektrisüsteemi vahele ja ühel juhul siis keelab see telefoni kasutamise sellisel juhul, et ta piirab andmeside ära. Ehk et telefoni küll saate kasutada, andmesidet te kasutada ei saa. Ja teisel juhul oli see siis ta täiesti summutab nii-öelda selle signaali ära.
Võtame järgmise küsimuse, mille on siis esitanud PNS. Milline on Eestis karistus mobiiliga rääkimise eest? Kas mobiiliga rääkimine on raskendav asjaolu liiklusõnnetuse põhjustamisel? Ehk et karistus kõrvaliste tegevuste eest on hetkel nagu muu rikkumise eest ja see muu rikkumise karistus on kuni 80 €. Kas mobiiliga rääkimine on ka raskendav asjaolu? Ehk et kergendavad ja raskendavad asjaolud on täna karistusseadustikus kirja pandud, aga kindlasti iga menetlus on individuaalne ja ütleme, lähtutakse selle menetluse käigus, kindlasti võetakse seda arvesse, kui määratakse mingit karistust selle liiklusõnnetuse põhjustamise eest. Nii, järgmine. Küsinud on siis ERR raadiouudised. Mulle tundub, et ka handsfreega telefonikõnesid pidades on inimese mõte hoopis mujal kui liikluses. Kas õnnetuste põhjuste statistikas peegeldub kõrvalise tegevusena ka handsfreega telefonikõnede pidamine või ei ole see probleem? Et tõepoolest, nii nagu ma oma ettekande alguses ütlesin, siis kõrvalised tegevused segavad juhti 4 erineval viisil, on visuaalne, käeline, tunnetuslik ja auditiivne. Ehk et hands-free kvalifitseerub selle tunnetusliku alla, ehk et minu mõtted ei ole mitte juhtimisel, vaid sellel kõnel. Ja kui rääkida sellest kõne vastuvõtmisest, siis tegelikult ega me kunagi ei tea, mis uudis sealt telefonist tulla võib ja millise reaktsiooni see meis esile kutsub. Et tõepoolest ka handsfree on ohtlik ja oma ettekande alguses ma tõin välja ka selle, et juhi terav nägemisväli siis vahet pole, kas kasutatakse handsfreed või käes hoitavat telefoni, siis terav nägemisväli võib olla vähenenud kuni 50% ehk siis justkui tunnelis sõitmine. Aga kas õnnetuste põhjustes see peegeldub? Et nii nagu ma ka ütlesin, siis tegelikult see, kui õnnetus on juhtunud, siis see, et juht tunnistab, et jah, ma tegelesin telefoniga, see on pigem erand. Et see on üks põhjuseid kindlasti, aga meil ei ole selle kohta sellist korrektset statistikat. Paikapidavat statistikat, jah. Et selles mõttes, et jah, nagu sa ka ütlesid, et ega väga vähesed inimesed tunnistavad seda. Siin viimasest mulle meenub just oli üks liiklusõnnetus, kus buss sõitis lastega teelt välja, kus siis juht tunnistas, et ta tõstis üles just mingit nukku või mänguasja, mis oli siis veerenud sinna ja tänu sellele ta ei jälginud teed ja siis, aga õnneks oli see õnnelik õnnetus selles mõttes, et buss jäi püsti ja sõitis küll teelt välja, aga jäi püsti. Aksel Erista on küsinud. Jääb mulje, et ainus võimalus rooli mobiilikutega võidelda on karistus. Kas on efektiivseid kampaania kogemusi või muid ettepanekuid inimeste suunamiseks? Et inimestele mõjuvad erinevad asjad, et kellele mõjub trahv, kellele mõjub see, et ta on nii-öelda häbipostis, et meie uuringust tuli ka välja see, et tegelikult inimesed ei taha, et teised liiklejad näeksid nende kõrvaliste tegevustega tegelemist. Ehk et nad tegelikult ei taha ennast näidata halvast valgusest, kes siis tahaks. Ja kampaania kogemusi, et neid on tehtud igal pool. Eks kampaania mõte ei ole nagu hoobilt muuta kellegi käitumist, vaid kampaania mõte on levitada seda infot võimalikult laial tasandil ja teavitada inimesi ja teadvustada neile või panna neid selle peale mõtlema, et miks need on ohtlikud ja üks põhjus võib-olla, miks veel kõrvaliste tegevustega tegeletakse või üleüldse, et inimestel on nagu arvamus, et mina olen puutumatu, minuga õnnetust ei juhtu. Jah, et kindlasti on selle kampaania mõte teadvustada inimesele, et selline tegevus on ohtlik ja lõpuks jõuab ka arusaam, et sellised tegevused on ohtlikud, sest kui me mõtleme siin 90-ndesse tagasi, siis oli ka inimestel arvamus, et turvavööta sõitmine on okei. Helkuri kandmine ja kui me täna vaatame, siis võib-olla terve põlvkond on peale kasvanud, kes täna nagu saab aru ja esimese asjana ütleb, mis mõttes, et te sõidate ilma turvavööta. Ei, pane ikka turvavöö kinni, et kuidas sa sõidad ilma. Ehk et kõigepealt tuleb inimestele seda teadvustada, et selline tegevus ei ole hea ja kindlasti ütleme, et karistamisega ei muuda me
ei muuda me inimeste suhtumist, et karistus on võib-olla üks meede, aga kindlasti see rääkimine, teadvustamine ja inimese puhul arusaamine, et see tegevus on ohtlik ja siis ta seda tegevust ei tee. Ja selle arusaamise saab või selle saab luua ainult läbi järjepideva tegevuse, et nagu Kalmerg ütles, et hea näide on turvavöö kasutamine ja helkur, et seda tööd tuleb teha järjepidevalt, et ükski muutus ühiskonnas ei toimu üleöö, see võtab põlvkondi aega. ERR raadiouudised ja teine küsimus on, et kui palju on jalakäijatega juhtunud õnnetuste puhul mängus telefon, see tähendab jalakäija ei pane tähele, mis tema ümber näiteks ülekäigurajal toimub ja kuis on lood jalgratturitega? Ehk et nagu ma ütlesin, et meil ei ole täna sellist paikapidava statistikat, aga kui me täna ise käime ringi või näeme, mismoodi inimesed siinsamas meie ümbruses käituvad, ehk et ja kui me vaatame ka mujal lähiriikidesse, siis Hollandis oli see, et foorituled kuvatakse juba inimesele ette maha, et ta saaks aru, kuna ta pilk on suunatud alla või siis telefonile, et ta saaks aru, mis tuli seal parasjagu on või kuvatakse sinna maha mingi kiri, et ennem kui sa lähed üle tee, vaata veendu ja siis saad üle tee minna. Ehk et mulle meenub enda töökarjääris selline juhtum, kus inimene rääkis telefoniga, hakkas üle sõidutee minema, ühele poole vaatas, teisele poole ei vaatanud, astus ette lähenevale sõidukile ja kahjuks jäi see tema viimaseks kõneks. Ehk et see kindlasti on probleem nii sõidukiroolis kui ka jalakäijatele või siin on toodud ka jalgratturid. Ehk et me mõtleme liiklejatena kogu liiklust ehk nii sõidukijuhte, jalakäijaid kui ka mootorrattureid, jalgrattureid, mis iganes. Ehk et need tegevused on ohtlikud. Ehk et me peame nagu seda endale teadvustama. Et me aju tegelikult toimib ju selles osas ühtemoodi, et kui on öeldud, et inimese aju ei suuda teha kahte tegevust paralleelselt ja veatult, siis kui see kehtib sõidukijuhtide puhul, siis see kehtib tegelikult kõigi meie kohta. Ja meie küsitlusuuringust, et me tegelikult uurisime ka jalakäijaid ja jalgrattureid. Jalakäijate seas, kui ma õigesti mäletan, siis telefoni kasutamise protsent oli üle 80 ja jalgratturite seas oli ta oluliselt väiksem, üle 30. Aga tõepoolest, et kui ma midagi teen, mul on need klapid peas, mul on ikkagi mõtetega selles muusikas, et ma ei keskendu liiklusele ja nii on see õnnetus kiire tulema. Ja tegelikult selle teemaga me ka tegeleme, et näiteks sellel aastal on, tegelikult ka eelmisel aastal on siis 5. ja 6. klasside õpilastele selline vahva projekt nagu Peatu, vaata, veendu, ehk et enne teeületuskohta siis lapsed üheskoos markeerivad selle Peatu, vaata, veendu. Et kui see laps nüüd käibki nina telefonis, siis vähemalt tal seal tee peal ehk on see meeldetuletus, et ole hea ja seisma ja keskendu nüüd sellele teeületusele. Ja veel üks küsimus PNS-ilt. Kas olete kaalunud ka võimalust, et liikluskaamerate abil fikseerida või karistada juhtide mobiili kasutamist roolis? Ehk et jah, kui me toome näiteks Saksamaalt, siis seesama, täna me nimetame seda kiiruskaameraks. Ehk et kui seesama kiiruskaamera teeb mingisuguse rikkumise puhul, ehk kui meie puhul oleks see näiteks sõidukiiruse ületamise, teeb teist foto ja kui te samal hetkel näiteks teil esineb veel mingisuguseid rikkumisi, näiteks ma ei tea, turvavöö on lahti või kasutategi seda mobiiltelefoni, siis täna Saksamaal arvestatakse seda karistuse määramisel ja te saate karistada nii-öelda kõigi nende tegevuste eest, mis teil siis fikseeriti. Ja see kindlasti hetkel ei ole see Eestis veel seadusega võimalik, aga kuna järjest rohkem järelevalvet liigub meil tehnilistesse seadmetesse, sest teatavasti inimesi jääb meil järjest vähemaks, siis ma arvan, et see on lähituleviku teema ja see kindlasti kunagi saab nii Eestis ka olema. Aga milliseid meetmeid praegu politsei kasutab, et kõrvalisi tegevusi roolis tuvastada? Ehk täna meil on kasutusel ja me oleme välja koolitanud oma ametnikud, meil on kasutusel teleobjektiiviga fotoaparaadid,
me oleme neile läbi viinud koolituse, kuidas nii-öelda tuvastada selle fotoaparaadiga seda rikkumist ja selles mõttes on meil piisavalt seadmeid ja piisavalt võimekust, et meil ütleme fikseerida neid rikkumisi. Ootame jätkuvalt teie küsimusi. Et võib-olla sellest mobiilivabast päevast siis, et miks me kutsume inimesi siis 1 päevaks seda lubadust andma, aga mõte on selles, et suured muutused saavad alguse väikestest ja tee see esimene samm juba täna ja proovi järgi, mis tähendab 1 päev liikluses ilma mobiilita. Kas midagi jääb selle tõttu tegemata? Tõenäoliselt ei jää. Ja Lennart Kask on küsinud, mida inimesed oma rikkumise põhjenduseks toovad ja kas nad saavad aru selle ohtlikkusest? No selles mõttes, et ega nad ei saa aru või noh, ütleme, et kui me saaks täna aru, siis me ju seda tegevust ei teeks. Ehk et jah, nii ta kahjuks on. Eks põhjendus on ikka selline, et mul oli vaja natukene sõita ja mis iganes seal see kõne vastu võtta aga mina ikkagi soovitan, nagu ma ennem ütlesingi, paneme selle telefoni ära, siis on see telefon nii-öelda, siis ei teki seda kiusatust, et meil oleks vaja sinna telefoni sisse minna ja sest üks asi on see telefoni funktsiooni kasutamine, teine on igasugused sotsiaalmeedia ja väga palju kasutatakse ka seda, ütleme, pildistamiseks seda sama telefoni, kui me midagi liikluses märkame, ma ei tea, märkame seal politseisõidukit, märkame mingit liiklusõnnetust, märkame mingit takistust, siis kasutatakse seda kohe pildistamiseks, filmimiseks ja samal ajal enam ilmselt ei jälgita ju seda teeolusid, mis meil seal ees toimub, sest on olnud väga palju selliseid, kus liiklusõnnetus on toimunud ja siis inimesed jäävad jälgima ja toimub tagant otsa sõit seal samas liiklusõnnetuse sündmuskohal. Ehk et mina soovitan, kui te soovite salvestada nii-öelda liikluses toimuvad, siis kindlasti täna on väga laialt levinud, soetage omale see videokaamera sinna või videoregistraator ja siis saate seda ohutult seal hiljem vaadata, mis sinna videole jäi. Et ma nüüd kerin aega natukene tagasi, ehk et eelmisel aastal meil oli ka mobiilivaba päev ja eelmisel aastal minu armsad kolleegid ennetustöö osakonnast osalesid siis politsei järelevalve tegevuse juures. Ja kui politsei siis peatas selle rikkuja, siis sellel rikkujal tuli vestelda meie ennetustöötajaga ja täita üks praktiline tööleht. Ja üks sükene peamine vabandus, mis mulle meenub, on see, et ma muidu ei räägi telefoniga, nüüd võtsin selle kõne vastu või et mul laps just helistas. Et need mulle meenuvad eelmisest aastast. Ja küsimusi on lisandunud. Aksel Rista, kas olete mõelnud ka mismoodi tõmmata tähelepanu kampaania välisel ajal kõrvaliste tegevuste teemale? Et igal koolitusel, kus mina ja minu kolleegid käime, siis tegelikult me sellest teemast alati räägime. Eeskätt on see teema loomulikult fookuses kampaaniaperioodil, aga igal koolitustel me sellest räägime. Ja politsei poole pealt me kindlasti üritame seda sama teemat hoida kogu aeg üleval ja teadustada inimesi, kas siis läbi oma selle sotsiaalmeediakonto või siis ka ütleme, et kui me teeme reide nendel teemadel, mis on suunatud siis kõrvalistele tegevustele, ehk nagu ma ennist ütlesin, siis selle aasta liiklusjärelevalve üheks prioriteediks on see ja vähemalt korra kuus me üritame teha ühe reidi, kus me siis pöörame tähelepanu nendele tegevustele. PNS on esitanud küsimuse, kas olete teinud või plaanite teha sel teemal koostööd ka kindlustusfirmadega, kes need plekimõlkimised siis kinni maksavad? Pean tunnistama, et mina ei ole sellel suunal veel niimoodi mõelnud. Me oleme liikluskindlustusfondiga suhelnud, aga mitte jah, nüüd konkreetselt selle teema raames ja täna minu teada ka meil, ütleme, et kui meil on ka kasutusel ka see videoregistraator, siis minu teada täna hetkel mingisugust boonust või
või lisa see teie kindlustusele ei anna, aga ma võin ka eksida selles. Ootame jätkuvalt küsimusi. Võib-olla nii palju täienduses, et kuulete, kas plaanite, siis jah, me kindlasti plaanime seda võib-olla selle ühe teemana üles võtta, sest liikluskindlustusfondiga me suhtleme, mis puudutab just statistika teemat ja kõike seda. Aga siinkohal suur tänu küsijatele. Küsimusid oli päris palju, tõepoolest aitäh meie poolt. Ja kohtumiseni liikluses ja head peagi saabuvat mobiilivaba päeva. Jah, ja ka selle mobiilivaba päeva väliselt ärge kasutage neid telefone, pange nad ära ja 100% pühenduge liiklusele. Ja siis te jõuate kõik õhtul kenasti koju ja hommikul tööle. Suur tänu! Ja, nägemist!